Tere, head kuulajad ja tere, head vaatajad. Jälle kolm vaimulikku ja Kaus, Toomas Nigol ja Robert Punder jälle kõnelemas teile mingitel teemadel, mis on meil ikka aktuaalsed olnud. Ütlesin mingitel sellepärast, et ei taht kohe seda esimest teemat ära öelda, või seda suurt teemat, millega me tegelema hakkame, sest see võib esimese hooga, kui seda niisama kuuled, ära hirmutada või siis vastupidi, väga suurt põnevust tekitada. Sest see on üks selline valdkond võib-olla, millega me ühtepidi tegeleme igapäevaselt ja see on nagu igapäevaselt lahutamatu osa meie elust, aga seda niimoodi, et süsteemselt kuidagi käsitletakse või seda kaasa võetakse, ega seda väga tihti me kirikus ei kohta või et sellest tulenevalt mingeid tegevusi või otsuseid tehakse ja see on see valdkond, mille nimi on moraalideoloogia. Ja mis see moraalideoloogia kõik täpselt on ja mida meie siis selle saate raames, isegi ma arvan, et järgnevate saadete raames räägime, siis sellest õige pea ka kuulete. Aga kõigepealt ma ütlen siis ka teistele tere. Tere Toomas ja tere Robert. Tere Jaak. Tervist. No ma siin eetriväliselt viskasin natukene nalja ennem, et ma Robertile tahtsin ühe dokumendi saata ja millegipärast see saadeti tagasi ja Microsofti poolt ja siis ma ütlesin Robertile, et sa oled liiga noor, et Microsoft sai aru, et nii keeruliste ja raskete teemadega nii noored mehed ei pea veel tegelema. Kuidas on, Robert, et oled sa moraalideoloogia jaoks liiga noor või kuidas siis on, et kas Microsoft nagu aimas või ta eksis? Ja, minul on veel see hea asi, et kui on moraalideoloogilised küsimused, siis ma saan ju inimestele öelda, et ma olen nii noor ja siis ma helistan Jaak Kausile või Toomas Nikolale ja siis ma saan neile öelda, mis on õige vastus. Jah, ega need noored mehed ikka oskavad vastata, ma peaks ütlema. No nii, aga Toomas, kuidas sinul? Mina enam nii noor ei ole, ma võin vastata. No väga hea. Aga see sõna moraalideoloogia, ma ei tea, kui mina käisin nii-öelda teoloogiat õppimas, siis meil ei olnud sellist eraldi moraalideoloogia nagu kursust või loengusarja. Ma ei tea, kuidas Tartus ülikoolis selle õppimisega on ja kuidas täna pastoraalseminaris on, kas sellist distsipliini eraldi nagu käsitletakse. Et pigem meil luterlikus kirikus jah, on rohkem kasutatud nii-öelda sellist nii-öelda mõisted nagu evangeelne eetika ja eetika alused ja eetika mingid põhimõtted, mis on siis seotud dogmaatika ja muude selliste distsipliinidega, aga mul kohe ette ei tule, et selline moraalideoloogia aine nagu oleks olnud. Et kas sina, Robert, Tartus on usuteaduskonnas selline distsipliin olemas või on ka pigem nagu eetika rohkem? Eetika peaks olema, teoloogiline eetika on minu teada, kuidas ta jah, sõnastatakse, et otseselt moraalideoloogiat ei ole. No ilmselt, Toomas, kuna me oleme sinuga samal ajal peaaegu koolis käinud, siis ega sa vist ei oska siia midagi lisada? Jah, võib-olla peaks lihtsalt kuulajate vaatajate jaoks natukene lahti seletama, mis seal siis erinevust on, et nii nagu tihtipeale ju ka eetikat ja moraali aetakse segamini. Võib-olla ma võtan su küsimuse suust ära, aga... Võtsid jaa, ma olekski järgmisena öelnud, et mis vahe on eetikal ja moraalil. Okei, no siis tundub, et oleme samal lainel. Eetika ja moraali vahel on jah, et vahest aetakse neid nagu, arvatakse, et need on sünonüümid, aga eks neil on ikka natukene vahet küll, et sellise klassikalises tähenduses võib-olla eetika on rohkem nagu arutlus moraali üle või filosoofiline arutlus moraali üle, nagu oli vanasti see definitsioon, mida omal ajal meile õpetati ja mida ma ise olen oma gümnasistidele õpetanud, kui ma olen eetikakursust andnud erinevates koolides. Aga moraal on ikkagi see, et mida inimesed siis praktikas rakendavad, kuidas on õige käituda, missugune on õige olla, olenevad siis, et millist süsteemi keegi aluseks võtab, mida ta kõige rohkem hindab, et siis sellest lähtudes, et moraal on natuke selline konkreetsem ja praktilisem asi. Ja eks siis ülikooli distsipliinides ka, et kui me räägime eetikast, siis see ikkagi võib-olla jääb pigem selliseks filosoofilisemaks arutluseks, et võiks mõelda niimoodi, võiks olla naamoodi, et mida me siis aluseks võtame ja seda on kindlasti ka vaja, et me saamegi aru, et maailmas on erinevaid
eetikasüsteeme ja koolkondi, erinevaid moraale ja kõigil neil on oma sisemine loogika, omad tugevused, omad nõrkused. Aga moraalideoloogia klassikalises mõttes see ikkagi uurib inimkäitumise aspekte lähtudes eeldusest, et Jumal on inimese loonud elama teatud moel kõlbelist elu, et Jumal on andnud mingisugused seadused, ta on ilmutanud inimkonnale midagi. Nii et siis jah, ta on natuke nagu konkreetsem, et ta ei ole selline üldine, et võiks nii, võiks naa, vaid ta lähtub eeldusest, et Jumal on ilmutanud midagi, mida inimesed peavad võtma aluseks oma käitumisele ja valikutele. Robert. Laias laastus nõus, kuigi peab ütlema, et tegelikult neid siiski väga tihti käsitletakse sünonüümidena, eetikat ja moraali. Et võib tõesti öelda, et moraal on see, mis on nagu need kehtivad moraalitavad, normid, eetika on siis arutlus moraalinormide üle. Aga ma ise ütleks, et laias laastus moraalideoloogia ja kristlik eetika on samad asjad, kui see on see sõna kristlik ees, sest see lähtub ju siis samamoodi eeldustest, et Jumal on olemas ja et Jumala käes on see nii-öelda headus ja tema ütleb, mis on õige, mis on vale. Ehk siis ma arvan, neid saab päris palju siiski ka samaselt käsitleda, aga võib selle vahe sisse teha, sest et samamoodi võib olla ju mingi mittekristlik moraal olemas või mittekristlik moraalideoloogia, samamoodi islami moraalideoloogia näiteks, et selles osas ma arvan, et on hästi lähedalt seotud mõisted ja neid võib, kas miski on moraalne või miski on eetiline näiteks omadussõna mõttes, need on ju täpselt üks ja sama asi. Kuigi tehnilises mõttes ei ole, eks, et sama, mis näidet mina olen toonud oma õpilastel on ikkagi see, et 2 + 2 võrdub 17, ei saa öelda, et see on ebamatemaatiline, et ta ikkagi on matemaatiline küll, ta lihtsalt on väär järeldus ja samamoodi ka, et kui keegi käitub kõlvatult, siis see on ometigi eetiline, sest et see on eetika valdkonda kuulub valikute küsimus, eks. Et kui me niimoodi puht tehniliselt lähtume, et siis jah, see eetika võiks tõesti olla selline natuke teoreetilisem arutlus ja tõesti kristlik eetika muidugi jah, ta on nagu spetsiifilisem arutlus küll nende moraaliküsimuste üle, aga ma arvan, et mina olen natuke selline nagu võib-olla liiga palju sõnade küljes kinni teinekord ja see alati kasuks ei tule seltskonnas ka. Aga ma jällegi teeksin seda jah vahet, seal on muidugi see, et seal on üks teine aspekt veel, ma ütleksin hea meelega, et ma tooksin veel 3. mõõte ka veel siia sisse, et kui juba, siis juba, et teil mõlemal on õigus, aga seal ütleme, et ma isegi ei oska öelda, et kas ta kuskil ühele või teisele teist kuidagi vastandub, võib-olla mõlemat ta täiendab, et ka mina olen sellega just kokku puutunud, see, mida Robert tõi, et sellises praktilises keeles või kõnepruugis on küll see, et ma olen näiteks seesama, et see eetika ja moraal pannakse suhteliselt ühte patta. Mul oli eile üks leeritund ja siis seal leeritunnis meil oli ka selline arutelu, et näiteks kui on kehtestatud nii-öelda moraalinorm, et ükskõik näiteks mingisuguses asutuses, et meil maha ei sülitata, eks ole. Ja siis, kui keegi seda teeb, siis mitte ei öelda, et tema tegu oli ebamoraalne, vaid sageli öeldakse, et tema tegu oli ebaeetiline. Et siis nendes kontekstides ta jälle nagu, võiks ütelda, et tegelikult peaks ütlema, et tegu oli ebamoraalne, sest me ei arutle selle üle, et kas tegu oli õige või mitte, vaid ta tegi risti vastupidi, kui me pärast seda hakkame arutama, aga miks? Ei tohi maha sülitada, siis me hakkame tegelema eetikaga, eks ole. Ja mulle hästi meeldib veel selle juures see mõte ka, et ju tegelikult miks ka mina natukene seda moraali ja eetikat püüan lahutada, kuigi teinekord ma tõesti, samamoodi koolis õpetades, jõuad ikka sinna selle sama teema juurde, et mis vahet on hingel või vaimul, eks ole, et kas me peaksime alati, kui kontekstis, kus öeldakse vaim, teinekord peaks ütlema hing ja hinge puhul peaks jälle teinekord ütlema vaim, kus seda kasutatakse. Vist kunagi ühes saates me lausa oleme sellest rääkinud, aga see teema on, et mulle hästi meeldib mõelda ka nõnda, et eetika on võimu küsimus. Eks? Ja see eetika võimu küsimus tähendab siiski seda, et kui keegi saab mingi võimu, siis tal on õigus hakata ka neid moraalinorme, mis on kehtestatud ümber ja üle vaatama, ehk siis määratlema seda, et mis on siis need uued normid, ehk siis ta hakkab nagu tegelema eetikaga ja vot seal mõnes mõttes, kuidas ma ütlen,
see erisus taas nagu sisse jõuab või sisse tuleb, et ei pea alati norme muutma, aga see, kellel on võim, saab siiski neid norme muutma hakata läbi sellesama eetika. Kui te nüüd aru saite, mis ma nagu mõtlesin. Robert saab ennem sõna. Ja no see vahe muidugi on ka see, et eetika ehk eetos tuleb kreeka keelest ja sõna moraali tuleb ju ladina keelest. Ehk siin on kaks erinevat mõtlemist selles osas taustal. Ja muidugi eetos tõepoolest tähendas ju tegelikult karakterit või algselt see oli nagu, et see, kes oli eetiline, oli see, kellel oli piisav nii-öelda isiksus või karakter, ta suutis veenda inimesed, oli tõsiseltvõetav või usaldusväärne. Aga moraal minu arust on puhtalt kombed, tavad on algselt see nagu, ehk siis seal selles mõttes etümoloogiliselt on ka need nagu vahed sees, aga on ka hästi suur kokkupuutepunkt, et lõpuks juba kui hakata tõesti siis see, mis ju Toomas alguses ütles, et see vahe, et moraal kui juba toimiv või kehtiv või heaks kiidetud norm või normide kogum ja eetika kui arutlus nende üle, et sealt juba tuleb nagu mingi selline vahe sisse, aga juba põhimõtteliselt võiks öelda, et kreeka ja ladina koolkond, eks ju. Ja äkki siis on see, kes neid nii-öelda üritab kokku tuua, sellist sümbioosi teha, et see võiks olla üks selline vahe. Toome Ugri teeb sümbioosi. No nii, Toomas, sul oli ka näpp püsti vahepeal. Ja, et võib-olla reageeriks veel Jaagu paarile mõttele, et ilus eestikeelne sõna on selle kohta, kui keegi sülitab maha ja see ei ole kooskõlas heaks kiidetud moraali normidega ja see sõna on kõlvatu, eks ole, et ebamoraalne on pikem sõna, kui öelda, keegi käitus kõlvatult. Tegu oli kõlva. Jah, miski, mis kõlbab, eks ole, või ei kõlba. Ja teine pool muidugi see, mis sa ütled, on väga õige, et see, mis puudutab moraali ja eetikasüsteeme, et see on paljuski võimu küsimus ja ma tooksin sinna sisse veel ka selle aspekti, et see võim ei pruugi olla inimesest väljaspool alati. Tegelikult ka selleks, et käituda kõlbeliselt, teinekord on ikkagi väga palju vaja inimesel tegeleda enesevalitsuse saavutamisega ehk enda üle võimu omandamisega, et kui ta teab, millised on tema need printsiibid ja põhimõtted, millest on tema meelest õige lähtuda, aga avastab ka enda juurest selle, mida Püha Paulus kurtis, et head, mida ma tahan, ma ei tee ja halba, mida ma ei taha, ma ikka teen. Et tegelikult ka see enesevalitsus, see on ju ka puhtalt võimuvärk, eks ole, ennast valitseda, enese üle omada võimu, nii et seegi teinekord ei tule sugugi mitte lihtsalt. Jaa, absoluutselt ja selle moraali eetika puhul ju kui me nüüd hakkame vaikselt selle meie saate teema juurde selles mõttes minema, et sinna sisusse süvenema, siis kindlasti ongi ju minu arvates võite kas noogutada ja kaasa rääkida või pead raputada ja ikka öelda seda, et Jaak, sa mõtled valesti. Aga minu meelest üks suurimaid probleeme sageli seisneb mitte selles, et kas on ta eetosest või moraalest tulnud, vaid küsimus on selles, et just nimelt, et mille järgi nagu mõõdetakse neid moraalseid kriteeriumeid ja nagu me teame, siis siin võib väga suur vastu olla, näiteks kui me räägime nii-öelda ühiskonnas kehtivatest moraalinormidest, mis ei pea üldse samastuma kiriku moraalinormidega. Ja sellest tulenevalt sageli see konflikt tulebki sellest, et arvatakse, et moraal on igal pool üks, et see lähtepunkt, millest moraal saab alguse, on nagu kõigil samasugune, sõltumata sellest, et kas sa oled kristlane või oled sa ateist või oled sa kes iganes, et need moraalinormid nagu lähtuvad sellest samast juurest, aga tegelikkuses ju ei ole nii, sest moraalinormid ja selle juurde käiv arutelu on ju ehk siis eetika on sageli ju seotud ikkagi see, et millest minnakse liikuma, ehk siis mis on see alus, millele toetutakse ja seda te tegelikult mõlemad juba ju ütlesite, et millest me kristlastena lähtume ja samas ju tuleb lähtuda ka sellest, et kui me vaatame ühiskonnale, millest siis ühiskond lähtub ja vaat ühiskonna tasandil ma arvan, et need asjad on vägagi nii-öelda sageli segased just nimelt selle tõttu, et kas lähtutakse siis üldinimlikest mingitest põhimõtetest, olgu ta siis inimõiguste ülddeklaratsioon või olgu ta mingid muud dokumendid, mille juured küll võivad kristlusesse ulatuda, et me ei saa öelda, et nad sinna üldse ei ulatu, aga mis ei pruugi sugugi võtta omaks seda kristlikku põhimõtet ja arusaama, et nad ka
ühiskonna kõikidesse kihtidesse nii-öelda läheks. Ehk siis see lähtepunkt on minu arvates see, mis väga selgeltki ka seesama sõna moraalideoloogia paneb selle aluse sellele, et millest me nagu räägime. Tahate siia lisada midagi? Ja ilmselt nii on, et inimene elab ikkagi paralleelselt mitmes kogukonnas korraga, eks ole, et me oleme ühiskonnaliikmed laiemalt ja siin on võib-olla kristlastena me tihtipeale räägime sellest, eks ole, et me oleme maailmas, nii nagu Johannese evangeeliumis seda palju kohtub seda kosmoselugu, et me oleme maailmas, kuigi me ei ole maailmast. Ja siis ongi, et maailmas on omad kombed ja oma vaim, kui Pauluse väljendit tarvitada ja samas me oleme veel siis mingisuguse pereliikmed, siis me oleme koguduse liikmed, meil on siin kristlastena omad põhimõtted ja moraali normid, nii et tihtipeale ongi ka ikkagi päris palju inimesel vastutus nagu otsustada, et ta ei saa minna lihtsalt vooluga kaasa, vaid ta peab ikkagi teadlikke valikuid tegema ja just nimelt see valikute tegemine peab ka algama sellest, et ta teadvustab, mis on õige, kuidas peab. Robert, tahad sa lisada? Jaa, et selles osas muidugi kristlik moraal on ka alati eetika, et väga paljud ju väljakutsed või sellised moraalsed eetilised küsimused on uued küsimused. Ja nii nagu ühiskond reageerib nendele uutele küsimustele, ka siis kristlaskond reageerib. Aga need alused on tõesti erinevad ja minu arust on oluline ka see, et kristlikus mõttes ei saa eetikat kunagi lahutada mingiks eraldiseisvaks distsipliiniks, vaid nii nagu algkoguduses see ortopraksis ehk see õige käitumine ja ortodoksia ehk õige õpetus kuuluvad kokku. Ehk siis ka kristlastena ju eetikat me realiseerime ikkagi selles nii-öelda kristlastena kiriku sellist sakramentaalse osaduses või et see on seotud kõik üheks, et see ei ole mingi eraldi küsimus, et kui huvitav oleks arutleda nende eetiliste küsimuste üle, vaid ta on seotud kogu selle tervikuna või süsteemiga, milleks on kristlik kirik ja ristiusk. Et see ka eristab, ma arvan, nagu kristlikku siis ütleme eetikat ja moraali. Absoluutselt ja see tõi mulle pähe selle, et ma isegi korra mõtlesin, aga mul siin maakodus ei ole seda raamatut, täna oleks pidanud tsiteerima ühte väga toredat meest, ühte preestrit, kelle nimi on Don Camillo. Sest nüüd siin oma puhkusel käies ma lugesin seda raamatut pärast 30 aastat taaskord ja ikka jälle tõdesin, et see raamat on ikka paks moraalideoloogiast, et see, kuidas neid asju seal nii-öelda tegeleb ta pidevalt eetikaga just nimelt selle tõttu, et ta kogu aeg peab otsima lahendusi oma nii-öelda moraalsele käitumisele, viies seda kokku või kooskõlla siis Kristusega, nii et see on niisugune päris huvitav lugemine, et kes ei ole lugenud, siis soovitan kindlasti lugeda. Aga läheme selle mõistete juurde siis, kui te nüüd midagi siia veel lisada ei taha sellele sissejuhatusele, et mis see moraalideoloogia siis on, et kuidas me siis nagu ütleme nüüd kitsamaks minnes, kuidas me peaksime siis teda sõnastama? Kes tahab sõnastada? Kes tahab seletada? Võib-olla siin peaks siis rääkima mingitest põhiteemadest või mõtetest, mis moraalideoloogiaga seostuvad, et nagu eetika valdkonnas ikka selleks, et aru saada, et milleks miski või mis on hea ja mis on halb, tuleb aru saada, mis on millegi või kellegi mõte või eesmärk, eks ole, et kui juba antiikajast teada, eks ole, et hea nuga on see, mis hästi lõikab, sest noa olemuseks on hästi lõigata, eks ole, olla tööriist ja nii edasi, et siis ongi ka küsimus inimese puhul, et mis on tema mõte ja mille jaoks inimene on loodud ja olemas. Et sellest lähtudes on võimalik hakata aru saama tema kohta siis, et millal või kuidas või mis olukorras ta on hea inimene ja millal mitte. Et tihtipeale seda väljendit ju kasutatakse küllalt kergekäeliselt, et pöördutakse kuulajate poole, et head inimesed ja siis alati sellised, kes on keelesuhtes tundlikud, jäävad mõtlema, et kas mina kuulun sellesse ringi või mitte. Nii et kristlastena me muidugi usume, et inimene tõepoolest on loodud teatud eesmärgiga ja see eesmärk on see, et me võiksime tunda ja armastada Jumalat. Ja kõik, mis on sellega kooskõlas, on hea.
ja inimene, kes võimalikult hästi selle kõigega tegeleb, Jumalat otsib ja leiab ja tunneb ja armastab, see on juba päris hea inimene. Nii et tegelikult sellest printsiibist või eesmärgist algab kõik muu. Ja noh, siis on, eks ole, see arusaam, et inimene on loodud Jumala sarnaseks, Jumala näo järgi peegeldama Jumala hoiakuid ja olemust. Et räägitakse ikkagi, et inimeses on loomulik kalduvus hea poole, mille Jumal temasse on ilmutanud, ja patt on seda rikkunud ja selle üle ka ju kirikus on kõvasti vaieldud, et kui palju ja millisel määral see Jumala näolisus inimesest kaduma on läinud. Aga jah, vähemasti klassikalises moraaliteoloogias sellest räägitakse, et inimeses ikkagi on olemas ja see südametunnistus on, eks ole, järgmine oluline mõiste, mis ka on võib-olla selline nagu Jumala telefon, mille kaudu Jumal annab korraldusi inimestele või suuniseid või juhatusi ja inimese vastutus on ka oma südametunnistust treenida ja kasvatada tundlikuks ja olema kooskõlas Jumala seadustega. Ja noh, voorused, kui siis see nii-öelda harjumuseks saanud kalduvust teha head, eks ole, nii nagu me oma muskleid jõusaalis või mingil muul moel treenime väiksematest raskustest suuremate peale, nõnda ju voorustega ka, et ega need ei teki iseenesest, vaid neid tuleb eneses harjutada, kuni nad saavad harjumuseks ja siis see harjumuse suur jõud kannab meid elus edasi. Ja kõike seda muidugi Jumala kui suurepärase treeneri abiga. Näiteks. Ja, no ma arvan, et muidugi selle liitsõna võiks ka kaheks lahutada. Enne tuleks aru saada, mis on teoloogia ja siin on ka mitu definitsiooni. Et näiteks Schleiermacher 19. sajand Saksamaa ütles, et teoloogia ei saa olla ju kõne Jumalast või Jumala uurimine, seda ei saa teha, vaid see on inimese usukogemuse uurimine. No mina ei ole sellega nõus, vaid ma arvan, teoloogia on ikkagi kõne Jumalast ja lähtuvad siis läbi Jumala ilmutuse, et mitte läbi inimese usukogemuse, et ta ei ole mingi antropoloogia ehk siis nagu inimkäitumise uurimine. Ja selles juhul, kui see on kõne Jumalast ja ilmutusest ja me juba enne rääkisime, et moraal on ikkagi mingi käitumise või normide kogum, ehk siis see on kõik see Jumala ilmutuses see, mis puudutab inimkäitumist ja neid norme, milline on õige käitumine, millised on õiged normid. Ja noh, lihtsalt väike ekskurss siia, et noh, kui ilmutusest rääkida, ilmutusel ongi ju erinevaid vorme. Et muidugi on ka inimese sees mingi tunnetus, südametunnistus, see nii-öelda loomulik teoloogia. Aga noh, näiteks Karl Barth, Šveitsi teoloog on ju öelnud, et Jumala ilmutus, tema tõi välja 3 vormi, et on siis Jeesus Kristus, Jumala ilmutus, on kirjutatud sõna, mis on ilmutus ja siis on kuulutatud sõna, mis on ilmutus ehk kiriku kuulutus, Jeesus ise, piibel, no need on mõned näited, küllap siia võib nagu veel tuua, aga kõik need siis viisid, millega Jumal ennast ilmutanud ja kõiges selles, mis on siis see juttu moraalist ehk õigest käitumist ja normidest, oleks minu definitsioon. Ja täiesti nõus selles mõttes, et ma just, kui Toomas rääkis, ma mõtlesin, et peaks kuidagi, et kuidas saaks hästi lühidalt seda nagu öelda, et siis tegelikult ilmselt see moraaliteoloogia kõige lühem selline, noh, kuidas ma ütlen, definitsioon võikski olla see, et kuidas nagu ikkagi inimene peaks nii-öelda õigesti elama, käituma ja toimima selleks, et võimalikult vähe eksida Jumala ja kaasinimese vastu, ehk siis selle läbi kasvada armastuses, mis kasvatab inimest rohkem Jumala Kristuse poole. Et nii võiks ütelda, ma ei tea, kas ma nüüd tabasin naelapea pihta teie mõlema juttu kuulates? Eks see ongi, et kristlase jaoks, eks ole, see, mida me usume Jumalast, määrab selle, mida me arvame, noh, mismoodi me tõlgendame kogu muud maailma ja kaasa arvatud iseenda valikuid ja käitumist. Nii et selles mõttes jah, see moraaliteoloogia on noh, mingis pidi võib ka öelda, eks ole, et see on see, kuhu praktiliselt viib välja see, mida me usume Jumala, see sama, mida Robert nimetas, eks ole, see ortodoksiast peab saama ortopraksia, et need on ikkagi jah, teoloogia tegelikult on väga praktiline asi. Vahel inimesed mõtlevad, et see on selline nagu veiniklaasi taga heietamine asjadest, millest nagunii mitte midagi teada ei saa, aga tegelikult ikkagi õige teoloogia alati viib õige eluni ja järelmiteni.
Ja kas sa, Robert, tahad veel täiendada või lähen järgmise teemaga edasi? Võib-olla siis siia üks selline jah, täiendus, et just ma arvan, et miks ma ütlesingi minu jaoks hästi oluline, et teoloogia ei tohi olla antropoloogia, et lihtsalt me arutleme mingi inimkäitumise üle, vaid ikkagi me ka nii raske, kui see sellel praegusel ajastul ei ole, siis kristlik teoloogia küsib ju tõe järele ja selles osas ka nagu moraaliteoloogia ja mõnikord võib-olla selle teatud küsimuste vastus oleneb, aga see on ka vastus, aga me ei tohiks nagu loobuda sellest, ütleme, eesmärgist ikkagi, et püüelda selle poole, mis on hea ja õige ja puhas. Et see on minu arust, mis on kristliku ikkagi sellise moraaliteoloogia eesmärk. Jaa, aga lähen siit edasi, võtan selles mõttes järgmise teema, et kui me nüüd mõtleme korraks selle peale, et kui me vaatame just nimelt sellele, kuidas ma ütlen siis, ajaloole, et kuidas see moraaliteoloogia kui selline on kujunenud või näiteks kas või seesama, et kuidas on tal suhe teiste teoloogiliste distsipliinidega, olgu ta siis dogmaatika või eksegeetikaga, et siis kas te siin oskate midagi omalt poolt tuua juurde, et kui tihedad need seosed siis nende erinevate teiste teoloogiliste valdkondadega on või kuhu siis see moraaliteoloogia nagu teoloogia distsipliinides nagu asetseb, et noh, on võib-olla raske öelda, et kuhu ta täpselt, mis see tema roll või ülesanne on või kui tähtis ta on või kui vähetähtis ta on, aga mis see seos tal nagu teiste teoloogiliste distsipliinidega võiks olla? Protestantlikus mõttes minu teada on ju süstemaatilise usuteaduse kaks alavaldkonda, dogmaatika ja eetika. Ehk siis ta nagu asetub selles mõttes, ta on dogmaatikaga paaris, sellesama siis nii-öelda arutlusega dogma ehk nagu õpetuse või õpetuslausete vormelite üle. Ehk siis ta on, ütleme nagu noh, selles valdkonnas, aga noh, kõikidel, kui nendel ju, kui hakata jaotama, kõik on seal omavahel seotud, et noh, praktilise usuteadusega ilmselgelt samamoodi on seotud näiteks liturgikaga, meil on ju patutunnistus näiteks jumalateenistusel, mis on ju kohe tugevalt seotud moraali ja eetika küsimustega või väga paljud meie kiriku laulud tegelevad ju moraali ja eetika küsimustega, et selles mõttes on ta noh, väga-väga tugevalt seotud, aga ta on jah, protestantlikus mõttes siis paaris olnud ikkagi dogmaatikaga. jah, et ta on ikkagi see, mida me usume Jumalast, määrab ära selle, eks ole, noh, mis põhimõtteliselt annab aluse kõigele muule. Aga noh, samas on ta muidugi ka eksegeetikaga väga oluliselt seotud, sest see, mida me piiblist või kuidas me piiblit tõlgendame, jällegi annab meile konkreetsed käitumisjuhised mõneski asjas, et jah, kuidas me mõtestame, olgu siis 10 käsku ja mäejutlust või apostlite mingeid juhiseid, et kuidas me seda aru saame, see kohati annab ikkagi selged normid meie tegevusele. Ja noh, kirikulooga ka, et see, kuidas kristlased läbi ajaloo erinevates kultuurikontekstides on kogu seda moraali aktualiseerinud oma ajas või kuidas see on praktilise rakenduse leidnud, et seegi on meile, ma arvan ju, küllaltki viljakas pinnas, kust ammutada arusaamist oma aja ja kultuuri konteksti jaoks. Nii et ma arvan, et need on jah, tõesti ikkagi läbi põimunud erinevate distsipliinidega päris tihedalt. Jah, ja siin ilmselt Robertil on ka, noh, me mõtlema selle peale, kui Toomas ütles siin selle ilusa mõtte, et ta kiriku ajaloos on samamoodi väga tihedalt seotud, siis ma ei mõtle huvitav, et kas nii-öelda need moraaliteoloogilised dilemmad, et kui palju nad noh, nii-öelda ajaloos nagu muutuvad, noh, loomulikult ma saan aru, et nad muutuvad, aga ilmselt see moraaliteoloogia võiks ütelda oma olemuses on sama vana, võib-olla isegi vanem kui kiriku nagu selline välja kujunenud õpetus, ehk siis küsimus sellest, et milline on seesama õige käitumine või kuidas me kristlastena peaksime käituma, et ta on ikkagi vägagi tähtsal kohal olnud ilmselt juba kiriku ajaloo algusest, kui nii võib öelda. Jah, Robert, ole hea. Ja noh, kui me võtame ju Pauluse kirjad lahti, siis ma arvan, et vähemalt sama palju kui õpetusega tegeleb ta eetiliste probleemidega, et kes kellega koos elab ja mis seal toimub, et nii et selles mõttes kindlasti.
ja noh, mis ma arvan, on väga oluline, et algusest peale tegelikult juba päris varakult ju need kristlikud teoloogid, kes tegelesid moraaliteoloogiaga, nad ikkagi, kas nad siis vastandusid, võtsid appi tule filosoofid, et me ei saa Aristotelesest, Platonist, kellestki sellisest mööda, et need on olnud sellised tööriistad, ehk siis selles mõttes on minu arust ja see on väga oluline mõte, et kristlik ka selline arutelu või moraali üle on alati ikkagi reageerinud ka sellele, mis on see muu maailm meie ümber või see kontekst. Et see on minu arvates noh, midagi, mis tänapäevani ilmselt saadab ka seda kristlikku moraaliteoloogiat. Ja noh, nii nagu me teame, siis ju katoliku kiriku õpetusegi kujunemisel Aquino Toomase tegevus ja just nimelt needsamad seosed Aristotelese mõtete ja kõige sellega on ikkagi märkimisväärsed, et need, kes ma isegi mäletan, mul on isegi kunagi olnud üks selline diskussioon selle üle, et inimene, kes avastas, et mis on kristlikud voorused, eks siis lahus siis usust, lootusest, armastusest, aga need on ju kõik Aristoteles omad, et kirik on need ära kopeerinud, eks ole, siis me diskuteerime selle üle, et kas ta on kopeerinud või ei ole kopeerinud või on Aristoteles äkki ka juba jumaliku ilmutuse lihtsalt omal ajal saanud, mida ei ole veel taivatud. et eks see selline igipõline küsimus on. Toomas, kas sa tahad siia midagi lisada? Ma arvan, et olete juba ära öelnud kõik olulise, mida ma oleks oleme nii targa juttu kõik ära rääkinud. Aga kui me korraks vaatame sellele, noh, nii-öelda, kui palju nüüd ütleme võrreldes või kas me saame üldse mingisugust paralleeli või võrdlust tuua, kui me mõtleme sellele, et ikkagi ühel hetkel reformatsioon ju ikkagi ka teatud selliseid teemasid, mis puudutavad moraali, eetikat, ikkagi puudutas ja mõjutas, et kui palju nüüd noh, ma ei oska nüüd öelda, ei tahaks niimoodi otse niimoodi öelda, tahaks ilusamini öelda, et kui palju siis reformatsioon on muutnud sellist, ütleme, sellist vanakiriklikku moraaliteoloogia käsitlust ja kas me üldse saame öelda, et on olemas mingi vanakiriklik moraaliteoloogia ja nüüd on uuskiriklik moraaliteoloogia või reformeeritud siis evangeelne eetika, et kas siin on mingisuguseid selliseid murdepunkte, mis kiriku ajalukku jäävad? Noh, julgeb keegi vastata? Ja no kindlasti on, ja ma nüüd väga vabandan kuulajate ees, kui ma seda ütlen, et Martin Luther suur teoloog, aga ma eelkõige arvaks, et Luther võib-olla ei olnud nii tugev süstemaatik, et tal oli väga praktilised nagu küsimused ja sellest lähtuvalt noh, võtame kasvõi noh, tulleski sinna praktikasse, et pihi mõttes, et Luther ikkagi ju noh, kõik need surmapatud või mingisugune pattude hierarhia, see teema, selle ta lükkas ikkagi kõrvale ja ütles, et sellel ei ole noh, mingit mõtet, et patuna oled sa niikuinii, et ei ole mõtet, kas sul jäi see meelde, et kas ikka see surmapatt sai üles tunnistatud või mitte. Ehk siis sellised nagu teatud sellist hierarhiat, midagi igal juhul see nagu muutus seoses sellega ja võib-olla väga paljud arengud, mis hiljem tulid, et Luther ise ju ei osanud neid ette näha, aga need jõudsid mingisuguse noh, loogiliste nagu selliste tulemusteni. Aga samal ajal noh, on mingeid väga uusi eetilisi tasandeid, mida luterlik, eks ju, teoloogia avas, näiteks selline noh, siis kutsumuse või kutse teema, kus Luter ütles, et igaüks, eks ju, kes oma kutsumust täidab, teeb täpselt sama õnnist tööd kui munk, ütleme, kes palvetab kloostris või et mingisugune see kutsetemaatika ja nii, et selles mõttes mingid uued horisondid avati, aga kindlasti noh, need muutused olid võrreldes sellise keskaegse moraaliteoloogiaga. Kas see on, mis sa arvad, Robert, kas see on ka probleem olnud näiteks luterliku kiriku jaoks või protestantluse jaoks? Ma arvan seda, et see on üks neid teemasid, kus kindlasti võis olla see, et laps visati pesuveega välja, sest et kohati noh, need olid väga tulised ju ja seotud poliitikaga, need tollased, ütleme, lahkuminekud. Et ma arvan, et seal on noh, samamoodi me oleme eelnevates saadetes sellest rääkinud, et ikkagi see kasvõi erapihi üks hetk noh, praktiliselt kadumine luterlikus traditsioonis. Luter ise ju väga pooldas erapihti, aga noh, teatud tema nagu arusaamad, kasvõi see, et noh, et ei ole ju surmapatud tähtsad seda hierarhiat, nii need võisid ju mingil määral viia lõpuks selleni, et nagu erapiht sellise nagu kadus, sest ei ole ju vahet, mis patud, niikuinii oled sa patune. Et ühesõnaga seal võis olla neid aspekte, mis visati nagu välja, mis on väga väärtuslikud vanakiriklikust traditsioonist päritud. Ja mis mõnes mõttes praegu teatud puhkudel ka ju protestantlusesse ikkagi tagasi tulevad, ka nii-öelda moraaliteoloogia, seesama pattude kategoriseerimine teatud mõttes, et ikkagi kui inimene tuleb sulle jutule ja
ja sa pead talle ikkagi selgitama, et kui raske see patt nüüd oli, mida sa tegid. Et ei saa öelda, et kuule, vahet ei ole, et patt on nagunii, ta ikkagi tahaks teada, et kui hull see asi nüüd ikkagi on mul Jumala ees seistes, eks ole. Noh, nii öelda. Toomas, tahtsid siia lisada midagi? jah, eks neid võrdlusi on ju tehtud ka ilmselt igal ajal omades kontekstis, et praegu on, ma ei tea, kas see oli Umberto Eco või kes see võrdles katoliiklust ja luterlust arvuti operatsioonisüsteemidega. Et katoliiklus on nagu Mac, et kus on, kõik on lihtne ja selge, et sa klikid ikooni peale või lohistad ja lähed sinna, kõik nagu toimib. Aga et luterlus on nagu toss, et sa pead teadma neid käskusid ja ise programmeerima seal oma asju. Et see ühtpidi on sul nagu kõik võimalused või noh, pigem võib-olla isegi nagu Unix, eks ole, et sa oled, sul on administraatori õigused justkui kätte antud ja sa saadki kõiki asju teha ja keegi ei ole nii-öelda sinu vahendaja, vaid sa ise omadki otse kontrolli kogu süsteemi üle. Et võib-olla selline rõhuasetus igaühe südametunnistuse vabadusele Jumala ees, et igaüks loeb ise piiblit ja peab seda tõlgendama ja tõeks elama. Et see on ka niisugune kahe teraga mõõk, et inimesed, kes on võib-olla suurt armu saanud ja usus tugevad, et nendel on see võib-olla tõesti hea, aga on ka neid, kellele see on suur koorem ja tunnevad ennast natuke abitult. Ja õnneks muidugi ka luteri vaimulikud ikkagi oskavad nõu anda ka sellistes olukordades. Aga kas see on siis tegelikult, noh, võiks ütelda, et ju mõnes mõttes, kus mina mingisugust teatud veelahet näen ja kui me siin natuke oma saadet oleme ette valmistanud, siis see on ka Toomasel ühes sellises mõttekäigus sinna kirja pandud, mitte küll otseselt, aga mida ma ikkagi välja loen, on, et võib-olla ka selline, noh, nii-öelda eristatus selle protestantliku, noh, nii-öelda siis moraalideoloogia ja vahakirikliku moraalideoloogia vahelt tuleneb ka sellest, et see lähtepunkt on olnud natukene ka erinev just nimelt seetõttu, et näiteks vahakiriklikus moraalideoloogias võib-olla rohkem oli see, et sa pead, noh, nii-öelda patust hoiduma, sa pead noh, nii-öelda pattu kahetsema, sa pead kõiki noh, nii-öelda moraalselt käituma, aga evangeelses arusaamas on äkki nagu see lähtepunkt, et see minu moraalne käitumine või õigesti käitumine on tingitud tänust sellele armule, millega Jumal on minu peale vaadanud. Et kas see on midagi sellist, mis võib olla ka üks selline noh, tänases maailmas ka mõjutaja, et kui me siin, Toomas tõi selle kahe operatsioonisüsteemi erinevuse välja, et ühel pool on lihtsalt see, et asi on konkreetne ja öeldakse, et sa pead pihil käima, sa pead neid asju tegema. Kuigi see pead ei tähenda mitte sugugi seda, et muidu sa ei saa õndsaks, kui sa nii ei tee, vaid pigem on tal mingisugune muu tähendus. Et evangeelses kirikus on jälle see vabadus nagu suurem, et noh, et see sinu tahe, et no, ma olen Jumalal, ma olen kogenud armu ja ma tahan selle tõttu elada paremat elu. Mis sa, Robert, arvad? Jaa, see on üks viis. No neid asju saab palju tuua, et mõned ütlevadki, et enne rääkisime filosoofidest, et kogu kiriku ajalugu, inimkonna ajalugu on võitlus Platoni ja Aristotelese vahel. Ja Aristoteles on teatavasti Aquino Thomas, domism ja katoliku kirik ja Platon on rohkem Augustinust mõjutanud ja Augustinus oli suur Luteri eeskuju. Nii et Platon ja Aristoteles ikka veel kaklevad. Et see on üks võimalus. Üks minu arust päris hea tsitaat, ma arvan, et see oli Voltaire või Rousseau, kes ei sallinud ei luterlikku katoliku kirikut, aga kes olevat öelnud, et reformatsioon oli palju hullem kui katoliku kirik, sest katoliku kirik suutis oma nagu reeglid eelkõige peale suruda kloostris, aga Luter ja Calvin tahtsid kogu ühiskonnast teha kloostri. Ehk siis mingil määral nagu noh, kindlasti Luter ja Calvin seda rõhutasid, et need normid peaks kehtima nagu kogu kristlaskonnale või et noh, sest et see ei ole üldse katoliku kiriku õpetusega seotud, aga võib-olla keskajas ja rahvavabaduse ja kõige sellega, kus ikkagi arusaam kippus olema see, et preestrid on siis, kes nagu meie heaks palvetavad ja moraalselt elavad. Ja noh, meie siis, eks ju, laseme tellida missasid, eestpalveid, et kohati võib olla karikatuur, aga kohati kindlasti selline arusaam oli levinud ja selle vastu Luter väga agaralt võitles, et need normid ja see asjad, see puudutab iga kristlast, et selline nagu noh, ütleme sellisele alla tasandile nagu tuua see temaatika.
aga noh, tõesti üks jah, mõte, mis sa Jaak ütlesid, on see, et luterlik arusaam on, et mõistetakse õigeks ja siis need head teod on usuviljad, aga katoliku kirikus võib-olla tegeldakse rohkem teoloogias selle hea teo kui iseendast, mis selle olemus on, et rohkem nagu voorused, eks ju, kõik see iseenesest, aga luterlik arusaam ütleb, et me ei peaks nii palju sellega tegelema, et kui õigeks mõista on olemas, küll need head teod nagu viljad tulevad iseenesest, et see vahe võib olla küll. No nii, Toomas, tahad sa täiendada midagi? ei, Ei, väga konkreetne. väga konkreetne ei. Kas sa oled meist väsinud, Toomas? Ei. ei. Väga hea. Sest et vaata, praegu on ikkagi moes, et kõik, iga vastus algab sõnaga ei, kohati mõnede inimeste puhul, aga hea on jah, vahepeal olla konkreetne. Ja, väga hea. Aga läheme siit selles mõttes jällegi natuke edasi, et ma vaatan, palju meil seda aega nagu jäänud on, et mis me siin rääkida saame, aga mida me võiksime sissejuhatuseks teha küll enne, noh, ma arvan, et me täna ei räägi nüüd väga detailselt, aga veel sellise üldisema teema puhul võiks korraks rääkida sellest, et miks on seesama moraalideoloogia tundmine siiski tänapäeva kristlase oluline. Ma arvan, et me oleme kaudselt sellele vastanud, noh, meie jutus eelnevalt, aga võib-olla võtaks korraks veel ette, et miks meil üldse on seda moraalideoloogiat, noh, igale kristlasele nagu vaja, et miks me täna oleme ta nii-öelda lauale toonud, miks me täna teeme seda saadet moraalideoloogiast? No kumb alustab? Ma võin alustada. Mul on tunne, et see vist on hea teema, et ma vist ei ole üheski saates nii palju rääkinud veel, aga noh, hea teada, et no mina ütleks niimoodi, et no vahel kostab ka muidugi seda, et eetika on teisejärguline või moraal, et need on nagu tähtis ikkagi õigeks mõista see, aga noh, minu arvates see on tühi lause, sest eetilised küsimused on ju päris elu küsimused, et tegelikult ju päris inimesed tulevad meie juurde, ütlevad, ma peangi nüüd otsustama, mis ma teen ja mõnikord on need elu ja surma küsimused, ehk siis juba elu ise sunnib meid nende küsimustega tegelema. Aga minul üks väga lihtne vastus oleks, et kui mina leeritunni teen 10 käsust, siis mul ei ole mõtet rääkida, et oh, mis see ajalugu on ju nii, vaid tähtis küsimus on ju, mida see 10 käsku minu jaoks tähendab, mida tähendab, ma ei tohi tappa, mida tähendab, ma ei tohi varastada. Täiesti ju praktilised küsimused, kas Pirate Bay'st, eks ju, piraatfilmi alla tõmbamine, kas see on vargus või ei ole, aga see on inimeste küsimus, mida tegelikult inimesed Pirate Bay'st, ühesõnaga piraatfilmi, et kas see, ärge seda tehke. Aga noh, see, ma ütleks, et see, et elu ise tekitab minu arvates ka nagu vajaduse kirikul, kristlaskonnal ja meil igalühel igapäevaselt tegeleda moraalideoloogiaga ehk Jumala ilmutuse, Jumala tahte valgusel küsida küsimusi eetilise käitumise ja normide kohta. Nii, Toomas, kas nüüd on ja või ei? Jaa. See Pirate Bay näide on selles mõttes väga hea jah, et on olukordi, kus mingi asi võib olla riigiseaduse mõttes legaalne, aga kristlase jaoks siiski moraalselt lubamatu. Et noh, nende filmide puhul samamoodi, et enda tarbeks minu teada sa võid isegi alla tõmmata neid, aga ikkagi, et kas see kristlasena ka on nagu kõlbeline käitumine, et selle üle on võimalik muidugi rääkida või noh, sama, eks ole, kui ma ei tea, börsil spekuleerimine näiteks, eks ole, et riigiseaduse mõttes see on ju lubatud, aga kristlasele moraali teoloogia järgi noh, pehmelt öeldes küsitava väärtusega, eks ole, spekuleerimisel alati loodad ju selle peale, et keegi kaotab sellega, kui sina võidad ja nii edasi, et jah, aga selge on see, et nii nagu me oleme ka rääkinud, et nii piiblis kui ka vana kiriklikes tekstides ikkagi sellele, et kuidas elada ja käituda, on ikkagi väga suur roll, et see usk ja teod on ikkagi, moodustavad nagu terviku ja seda teades jah, on väga kummastav olnud ka mõnede meie partnerkirikute inimeste seisukohad, et teoloogiat ja eetikat ei peaks nagu ühte patta panema, et kui on olnud siin läbirääkimisi teatud uuenduste üle, mida siin-seal kirikutes on sisse viidud, olgu selleks siis näiteks samasooliste abielu küsimused või midagi muud, et siis üks argument, mida on ka tulnud minu meelest Saksamaalt ja Skandinaaviast, et need on ikkagi kaks erinevat asja, et ärge neid nagu segamini ajage. Et meil on ikkagi ühtsus teoloogias ja see, mismoodi me siin igaüks eetikat mõistame, et noh, see ei ole nagu oluline.
Minu meelest need moodustavad jah terviku ja selles mõttes tõesti on ka oluline sellest moraaliteoloogiat või kristlikku eetikat enda jaoks ikkagi läbi mõtestada, et me tõesti teeksime teadlikke valikuid ja elu on ju lihtsam ikkagi, kui sa saad aru, mis toimub ja kuidas on õige. Ja lõpuks on ju päris palju olulist mõttetööd tegelikult juba ära tehtud. Et need küsimused, millega me silmitsi seisame, nimetasimegi enne, et moraaliteoloogia seos kiriku ajalooga osalt ongi see, et tegelikult paljud asjad on juba ammu läbi mõeldud. Ja kui lugeda kas või tõesti mingeid varakiriklikke tekste või Uue Testamendigi kirju, et need küsimused, enamus on tegelikult täiesti tänapäevased, millega tegeldakse. Nii et ei ole väga palju uut siin päikese all. Nii et jah, see mõnes mõttes lihtsustab elu, kui uurida, et mis vastused juba leitud on ja millega need on põhjendatavad. Täiesti nõus teie mõlemaga ja tegelikult seal on see minu meelest täna, võib-olla ma utreerin jälle natukene üle, aga täna on minu meelest see aktuaalsem kui kunagi varem just nimelt seetõttu, et kuna selles maailmas, kus me täna elame, just nimelt neid lähtepunkte, millest teatud käitumisnorme või arusaamu kujundatakse, on nii palju ja need lähtepunktid on nii erinevad, olgu nad siis ükskõik, kas siis ühiskonnas laiemalt või ka teatud asutustes kitsamalt kuni koduste reegliteni välja, et siis seda enam nagu on oluline, et me kristlastena teame, et just nimelt ka küllalt kitsalt, et milline käitumine on siis õige või milline on siis vale käitumine, et seda mulle tundub, et meilt oodatakse vaimulikelt just tegelikult päris palju ja kus on teinekord väga raske nagu öelda, et mis on õige või mis on vale, aga see ootus mulle näib, et on tegelikult, vähemasti mulle kuidagi tundub inimestega vesteldes, kõneledes, et see ootus on tegelikult palju-palju suurem, kui ta näiteks oli võib-olla 20 või 25 aastat tagasi. Robert oli veel nii noor, ta ei tea sellest ajast veel midagi, aga tal on näpp püsti, ju ta tahab midagi öelda. Ja ma olen seda mõtet tegelikult päris palju ise mõelnud ja jaganud, aga samal ajal ma näen, et samas see on Eestis ja kindlasti ka mujal, aga kirikul on hästi suur väljakutse, et väga suur hulk inimesi ainult eetikateemadel tahabki rääkida. Et kui nad tulevad kiriku juurde, nad tahavad rääkida enda abordist, samasooliste abielust ja sellistest asjadest. Ja minu jaoks, miks see on selline nagu väljakutse, sellepärast, et nendel teemadel ei ole mitte mingit väärtust omaette, vaid neil on väärtus sellepärast, et nad on seotud selle tervikuna, nagu alguses ütlesime. Et selles osas, mina ütlen ausalt, ei saa olla mingit kristlike väärtust ega väärtusruumi ilma Jeesuse Kristuseta ja tema kirikuta. Et samal ajal ma pidevalt tunnen seda, et inimene tuleb nende teemadega, ma ütlengi ära, jah, on küll kristlik seisukoht olemas, aga see tuleb millest? See tuleb sellest samast ilmutusest, et natuke nagu inimesed tahavad väga nendel kuumadel teemadel rääkida, aga nad peavad mõistma, et kristlikus mõttes neil on väärtus sellepärast, et need on nagu oksad, mis on tüve küljes ja me peame kõigepealt tüvest rääkima, sest oksal iseendana ei ole mitte mingit väärtust, sa raiud selle oksa maha, see kuivab ära, selle ahju, aga kui ta on tüve küljes, siis tal tõepoolest on väärtus. Jaa, see on väga hea ütlemine, mis sa praegu ütlesid, ka mina olen just nimelt sellega kokku puutunud, näiteks kas või seesama laste ristimise puhul, kus taandutakse sellele tasandile, et las ta ise otsustab ja siis, kui sa jõuad sellele, aga mis on nagu Jumala roll ristimise juures ja selle oled ära seletanud, siis hakatakse kukalt kratsima, et ahaa, et tegelikult ikkagi tõesti, et see ei ole ju mitte suunatud inimese heaolule selles tähenduses, et see on midagi sellist, et las ta ise otsustab ja teeb, vaid et tegelikult on ikkagi siin see Jumala armu teema ja küsimus, millest inimene ilma jääb või laps ilma jääb, kui see teda ei ristita. Kas sa tahad, Toomas, täiendada? Ja minu arust see lastetööga seos on selle Roberti jutul ka väga hästi olemas, et tihtipeale tuuakse lapsi pühapäevakooli ka selle jutuga, et tehke temast hea inimene või ta siis käib pühapäevakoolis, et ärge seda nagu usuasja ei ole nii palju vaja rääkida. Seda me nagu ei tahaks, aga et temast saaks hea inimene. Aga ei ole võimalik, eks ole, ühte teisest lahutada, et ikkagi head vilja kannab hea puu ja hea puu on, nii nagu me rääkisime inimese olemasolu mõttest, et kes tunneb Jumalat ja armastab Jumalat.
No nii, kuidas meil selle ajaga, Toomas, oskab öelda, meil vist hakkab enam-vähem aeg täis saama, mul on tunne, et me võiksime nüüd siit järgmine kord võib-olla mõnda teemat võtta konkreetsemalt, et siin me põgusalt mainisime näiteks sedasama südametunnistust ja süümet, mis on kindlasti üks selline teema, millega mina olen ka päris palju kunagi noorena tegelenud ja see on kindlasti üks selline valdkond, millega võiks natukene arutleda selle üle, noh, kas ta nüüd teist saade on omaette teema, aga nagu meil tundub, et meil ikka, kui me rääkima hakkame, siis meil on häid mõtteid palju, nii et alguses võib-olla tundub, et ei saa minema, pärast ei saa enam pidama. Et igal juhul järgmine kord me selle moraalideoloogiaga jätkame. Nüüd, Toomas, Robert, tahate midagi lõpetuseks öelda veel midagi? Head Toomas. inimesed, aitäh, et te meid vaatasite ja kuulasite. No nii. aamen. Ahah, no nii ruttu see lõpp nüüd kätte tuligi, aga head kuulajad-vaatajad, soovime teile ilusat või rahulikku paastoaja jätku ja meiega siis jälle kohtute juba aprillikuus. Aga kas nüüd enne või pärast ülestõusmispühi, siis seda otsustavad teised, mitte niivõrd meie, vaid kuidas kuskil saatekavas seda on meil täpselt pandud. Nii et Pereraadio saatekava, just. Pereraadio saatekavast me sõltume. Aga õnnistatud paastoaja jätku teile ja rõõmsate kohtumisteni!